Tere taas, head saatekuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 67 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega nii, et täna siis sellised küsimused. Ja vaatame esialgu sisse siis kommentaaridesse. Tõnu Kalvet, tere päevast. Mul on sellised küsimused. Milline on Eesti teadaolevalt vanim füüsik Endel Ristein inimesena? Kas ta on oma iseloomult pigem kuivik, võrdub ülirange igav rõõmutu tegelane või pigem eluvend? Ja Free Ukraina tutvustas ennast Tõnu Viluna ja esitas olulise küsimuse. Kas tuumakütuse jäätmeid ei võiks tulevikus hakata kosmosesse saatma või võiks neid midagi uut toota? Ja siit veel lisaks vaatajatele ja kuulajatele tahaks veel edasi öelda, üks meie saate kõva vaataja ja kuulaja võttis mind üks päev varrukast kinni ja ütles, et te räägite päikeseparkide kohta täiesti õiget juttu, et Läänemaal sinna ristikanti see suur, mis see päikesepaneelide park sinna loodud on, et terve põld on must. Et seal on niimoodi, et ühest otsast ehitatakse ja teisest otsast varastatakse. Et ei tea, et kummad kiiremini jõuavad, kas vargad ennem ära varastada või ehituskompanii uusi ehitada, et sellest sõltub siis nii-öelda tootlikkus ilmselgelt sellel päikesepargil. Aga siinkohal, Andres, palun, sulle sõna. Tervist, mõistust ja tarkust, nagu alati hakkame suhtlema. Ja hakkame nagu alati alateadvust, teadvust ja üliteadvust lahti pakkima. Ja et inimesed tunnevad huvi ka vanade ütleme topelt emeriitprofessorite vastu, füüsik nagu Endel Ristein. Oli siin küsimus ka, milline ta oli olevalt inimene, kas ta oli kuivik ehk selline ülirange igav rõõmutu tegelane või pigem eluvend, et on. Aga ütleme niimoodi, kuivikuid on meil väga vähe, enamus on kõik eluvennad. Vaadake Riigikogus, kui palju kuivikuid on, aga kui saavad Riigikogu ekraani tagant ära, istuvad õllekas saunas koos ja tõstavad kannu ja naeratavad rahva üle võib-olla, ma ei tea. Ma olen näinud ka neid kudagil 30 aastat tagasi, vahet ei ole. Aga tehnokraadiga niimoodi ei ole. Ja küsimused on väga head, sest ühe lausega võib öelda, ta oli soliidne, ütleme, nõnda sigenatatud aadlisoost või aadlik puhas selline. Ta ei osanud vihastada, näost ei saanud aru, vastas küsimustele ja nii edasi. Aga ma toon näite, nagu eelmine kord näitasin talle raamatut, kõige parem saate ise teada, mis vend ta üldse oli. Võtame ette, näete, eelmine kord oli mul see tema raamat, aga nüüd võtan ühe teise raamatu ette, kui te näete ilusti, siin on kuldtähtedega kirjutatud Andres Saukas. See on minu diplomitöö, mis ma lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli, läksin Tallinna Polütehnilise instituuti ja lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooliga ja loen siin algust ära, mis ta nimi on, näete. Instituudi direktor oli siis professor Juhan Laugis, juhendas diplomitööd mult dotsent Raivo Teemets ja nimi on Lihula reovee puhastusseadmete elektrifitseerimine. Sellest projektist. Ja miks ma seda projekti nüüd võtan?
seal ka ehitati ja aasta oli siis 1995. Ja sisu on selline, näete, ta ei ole väga paks ja kandsin selle aulas ette komisjonile ja Endel Ristein oli üks komisjoni liige seal ja ülejäänud. Ja kohe tekkis lugu, kandsin ette, lasti mul ära välja minna ootama oma seda surma või süüdi mõistvat või head otsust või midagi on ja jäin ootele ja olukord pärast sain teada täpsemalt, mis seal toimus. Toimus lihtsalt selline asi, et diplomiprojektis, kuna oli elektriajamite ja tööstuse elektroonika eriala, peab olema elektriosa 2/3 projektist. 1/3 siis muud arvestused, aga mul oli vastupidi. Ja kohe sellised korralikud numbri ja matemaatika tegelinskid, kes oskavad lihtsalt matemaatikat, ütleb, see ei lähe läbi. 1/3 ja ta peab ümber tegema või uue tegema, nii et läbi ei lähe. Ja sellest ma sain lihtsalt mööda minnes, kui üks tuli korraks aulast välja, ütles praegu sinu projekti arutatakse niivõrd ära, et võib-olla tuleb uus teha või midagi. Ma ütlen, kui tuleb uus, teeme uue, ega vahet ei ole. Mina selliste asjade peale ei oska ka vihastada, nii nagu räägivad Endel Ristein, ei ole visata. Teeme tööd, teeme uuesti, kui on valesti, teeme jälle. Ja asi läks siis ära, pärast sain teada ja mehed siis naersid ja olid. Olukord oli niimoodi, et 2/3 oli mul projektist oli reovee puhastusprotsessi kalliduse hindamine, kas on siis füüsiline puhastus, keemiline või see bioloogiline või siis segud. Ma siis arvutasin ja neid, sest see tundus mulle nii huvitav, et see elektrijoomiseadus ja need kaabli lühisvoolud, nii et ma tegin ruttu lühidalt ära kõik selle arvestuse, aga see hakkas nii panema. Ja vot siis tekkis olukord sees nende omavaheline, pärast nad üks rääkis ilusti ära, kuidas see olukord oli. Komisjon istub ja siis Endel Ristein tõuseb korraks püsti. Jah, on jah sinu nõue ja see kõik on õige 1/3, aga kas sul midagi seal õpetlikku ei olnud, kas sul midagi huvi ei pakkunud? Siis see, kes selle pani üles, ütles, tekitas küll huvi. Sellest asjast ma kuulsin esimest korda seda, milline on kallim, kuidas seda reovett ehk seda sitavett üldse puhastada on võimalik ja vot see oli mulle täitsa huvi pakkuv. Ja see ütleb, näed, ise nüüd ütlesid midagi ette. Tavaliselt diplomiprojektid tehakse ära, need lähevad kappi otsa riiulisse tolmuva ja mitte keegi sealt mitte midagi huvitavat. Aga siin näed, saime teada, milline protsess on siis kõige kallim, kas keemiat segada ja või siis füüsiliselt raiub puruks seal ja mis sealt siis saab. Ja siis nad jäid istuma, see ka istus, aga küsiks sellelt diplomandilt, mis pärast ta nii tegi, et 1/3, kas ta oskab sellele vastuse ära, kutsuti mind saali sisse tagasi, et kuulge, meil siin on selline probleem üleval, et kas sa siis ei teadnud, et elektriosa peab 2/3 olema, aga tegid 1/3 elektrist ja kirjutasid siin midagi sellest keemiast. Ma ütlen, ma vastan ausalt, teate, elekter, me oleme siin kõik elektrikud, see tundus mulle niivõrd igav, aga see oli niivõrd huvitav asi, see keemiline protsess, selle arvutamine, seal fosfor ja lämmastiku segud, kuidas on ja Soomes on teada, et teevad Prantsuse seda Kuopias seda puhastusmasinat 3-vannilist, kuigi neil fosforit ei ole, nii külm ilm on seal, et see pakkus mulle tehniliselt huvi. See ütles, aitäh vastust, kuulsite, võid lahkuda. Ja peale seda asi oligi lahendatud ja mõne aja pärast kutsuvad sisse, ega mina ei teadnud, mis nad nüüd otsustavad. Ja siis öeldi, et meie siin suure nõupidamisega saime sulle selline indeks 4. Me ei saanud 5 panna ja nägime, et siin on huvitavad asjad siis. Ma mõtlen, ega mul vahet ei ole, diplom on käes ja
seltskonnas. Ja vot siit näete nüüd ise, mida tegi see emeriitprofessor Endel Ristein. Ta pani teisi teistpidi mõtlema, mitte sedasi nii nagu kõik mõtlevad need meie analüütikud, et kui nüüd see sõda võidab üks või sõda võidab teine pool, et see saab otsa. Seda ei ole. Sellepärast, et sõjas ei ole võitjaid inimesi, aga on ärihuvid ja ärivärk käib. Ja näete, proovige tehnokraatlikult mõtelda, siis te saate aru. Ja nüüd tehke ise omale järeldus, kas see Endel Ristein on kuivik või oli ta selline mõtlev inimene. Ja ma arvan, et peaks ikka teda Tehnikaülikool, mis muidugi nüüd nimetatakse TalTechiks, nagu Talleks oli nõukaajal oli selline tehas, see võiks ikkagi hakata tagasi vaatama, et oleks ikka Tallinna Tehnikaülikool või oleks isegi Tallinna Pedagoogiline Instituut või see Tallinna Polütehniline Instituut. Et kõik muudeti ära, üks on Tallinna Ülikool, ei tea, mida see välja laseb ja siis on TalTech, see laseb siis tehnika poolt välja, nii et mõtleks siis see haridussüsteemi uuesti tagasi ringi ja vaadata, kas sobib ikka see vanem süsteem, vanem põlvkond 100-aastane ja ma ütlen, et aeg on konstantne, kõik need asjad toimivad, nii sõjad, need geopoliitilised rahmendused, kaklused, need on ette nähtud, mõni inimene ongi ju täitsa paar grammi võtab viina sisse ja hakkabki kaklema, siis kõik hoiavad eemale ja keegi ei taha temaga viina võtta, aga teine läheb lõbusaks, kolmas läheb magama, nii et mõelge, vot see vastus peaks olema sellel selline. Ja teine küsimus, mis siin selle koha pealt oli, selle peale, et kas tuumakütuseid ja tutvustas Tõnu Vilu, tema on Free Ukraina, väga tore, sest need anonüümküsimused on väga raske vastata, sest see näitab, et see anonüümne kirjasaatja, kes on, mina loen teda AI-ks, sellepärast ta ei anna inimese mõõtu välja, sest inimesel on eesnimi ja perekonnanimi ja aadress, ta on olemas. Aga kui on ta mingi anonüümne, kui tuleb sinna ükskõik kuhugile Delfi kommentaariumis või kuhugile, siis mina loen teda AI-ks, ta on tehniline pool, ta ei ole inimene, ta paneb ennast kõikide anonüümsetega ühte patta, see tähendab, ta on nõus kõigi kommentaatorite, kes on anonüümsed selle isiksusega, ta ei ole inimene. See on minu tehnokraatlik mõtlemine, muidugi nüüd üle anonüümsed võivad mul tänamaal naha peal anda, aga ma arvan, et vaadake, kui palju neid Hispaaniasse tuleb neid anonüümseid sisse, on neil dokumente või ei ole. Viimased uudised ma kuulsin ka, et toodi sisse mitte enam kumbaadiga, vaid toodi kohe Hispaania randa selle mootorpaadiga ja need puhkajad kohe ehmatasid ära, kus need teist tumedama nahavärviga tulid sisse. Nii et vaadake laiema silmaringiga. Vot see on see minu poolt ära. Ja Tõnu Vilu küsis sellise küsimus, kas tuumakütuse jäätmeid ei võiks tulevikus hakata kosmosesse saatma või võiks neist midagi uut toota. Ja nüüd selle najal, et tema nii tubli, ka Tõnu, eelmine oli ka Tõnu, nii et Tõnud on tublid poisid, ütlen kohe ära. Ja tänu temale või tema näpunäidetele tuleb nüüd 2 saadet. Tänane saade ja järgmine 69. saade tulebki just selle tuumakütuste teade, et kas saata nad kuhugile kosmosesse või Marsile või Kuu peale, nii et hakkaks seda asja nüüd vaatama. Aitäh sulle, Andres. Ja siinkohal lähme siis küsimustega siis nii-öelda edasi. Kas Eestis veel keegi mäletab Eesti Päevalehe pommuudist, mis jõudis trükki 19. aprill 2001?
milline on üldine tuumajääkide teekond maailmas? Mis võib ohustada Saksamaad? Palun, Andres. Nii, jätkame siis neid küsimusi. Mõte ongi selle Tõnu poole pealt välja võetud, Tõnu Vilu, et päevalehed. Aga hakkame kohe neid pilte vaatama, sest täna on natukene formaat teine. Ütleme kohe ära, et pärast poolele me hakkame videosid vaatama, kuhu need tuumajäätmed lähevad ja kes nendega tegeleb, sest eelmised saated näitasime VNN-i leheküljele World Nuclear News, aga nüüd vaatame mõned ära ja väga hästi, kui selline küsimus tuli, siis saame kasutada natukene ära ja võtame kohe selle peale, et poliitikat siin ei ole. Ja vahepeal peatan neid pilte ka ja natukene seletame ära minu vaatenurka ehk tehnokraadi vaatenurka, et mitte ei ole nii, nagu saatejuht on kokku pannud, sest saatejuhidele makstakse nii, nagu ta peab ütlema, aga mina olen tehnokraat ja võtan ka teise poole ette, nii et soovitan ka teil võtta. Ja panemegi siis esimese slaidi ette. Nii, ja nüüd te näete ise pealkiri, mis ütleb pommuudis Eesti Päevaleht, võite selle üles otsida, pealkiri Venemaa ootab tuumajäätmeid ja vaadake, mitu aastat on nüüd mööda läinud, rong läheb, need vagunid lähevad tuumajäätmetega Euroopast kossa Venemaale, kinnisesse linna ja ühes järgmises saates vaatame ka seda kinnise linna olukorda sealt seeskohast, kus nad toimetavad. Ja näete, mis siis oli? Venemaa avab oma piirid Lääne-Euroopa tuumajäätmetele, mille Venemaale matmine on tekitanud ägedat vastusseisu keskkonnakaitsjate ringkondades. See oli korraks ära, aga kui põhjendati see asi ära, ja siis mõelge ja vaadake, kui palju on Venemaal neid rohepöörajaid. Kas see Gerta Thunberg, kes on Soomes seal audoktorina ülikoolis ja me katsume olla ka Soome moodi ja Saksamaa moodi, et meil on euroopalikud väärtused või need keskkonnaasjad lõppesid rahulikult ära ja kas praegu üldse midagi sellist toimub, et hakkame seisma. Ja vaadake, praegu on 26. aasta. See on 25 aastat tagasi ja kui mäletad, oli selline hea saade, Valdo Pant tegi täna 25 aastat tagasi, proovis fakti põhiliselt niimoodi keerutades näidata teise maailmasõja käiku siin Eestis ja siin ära. Ja näete, vaadake, ise leiate üles, Delfi artikkel on ka olemas siin sinisega. Ja lähme siis järgmise pildi peale. Ja vaadake, siin on nüüd hästi näha, võite leida, otsida ka, ongi tuumajäätmete teekond. Ja vaadake, siin on sees on Vennonvoima. Lööte selle Vennonvoimaga arvutisse, satute Soome selle tuuma viimase Hanikivi ettevõtte peale. Ja siin näete on ka ringikene, kes olid Vennonvoima osanikud, näete Rosatomi osa oli siis 34, ta Rasatom OÜ Soome allettevõte ja teine 66 oli 15 ettevõtet, vot seal on see Mankala süsteem, kus ettevõtted aitavad tuuma või ükskõik mis elektrijaama üles ehitada, siis neil on 10 või 15 või ükskõik kui pikk on nende leping, on hind sama. Kütuseturgudel võib see olukord muutuda, aga nemad saavad oma kilovatt-tunni täpselt selle hinnaga, mis seal on ja natukene võib-olla elukallidust ka juurde. Ja nad saavad oma tööstustoodangut rahulikult toota. Nad ei ole hüppega, et 5 korda läks saapapaar kallimaks ja 5 korda ära. Vot see süsteem on nüüd seal Soomes olemas. Ja vaadake, siin on nüüd pildid ilusti tehtud.
see on niisugune, võite välja trükkida, rahulikult vaadata. Need pildid, näete, kollased on töötavad tuumareaktorid, näete, punane on ehitatavad kavas, vaadake ja siis on roheline on nagu rohepöördajate värk on välja lülitatud, sinised on need antud töötamisaega juurde ja must on nüüd on ehituse. Ja vaadake, mis siin on, Lätis oli 2 tükki kinni ja 2 tükki taheti juurde ehitada. 4 tükki oleks olnud. Ja see arv, mis siin on, näete, on 2007, kui loete. See on Eesti uudis ka, sealt kandist Päevalehest või kus ta on. Ja näete pildi peal need punktiiriga suured kaablid, uued, mis tahetakse ehitada, näed teha. Näete, Koola poolsaare tuleb kolinaga kohe. See on Koola on Venemaa osa, näete, siin on punased, kollased, sinised, siin on Leningrad ehk Sosnovi Bori oma. Ja vaata, kui mõnusalt, kui paneme ikka pommitame seda Lauga jõge või Ust-Luuga, Lauga jõesuu on see Soome-Ungaris. Järsku saame sinna Sosnovi Bori lennu või selle elektrijaamale ka pihta või kuidas te arvate. Näete, ta on siin samas rivistuses. Näete. Luuga on siin kusagil ja seal vaadake ise siin, kus ta asub. Ja näete, Lätis ei ole, Leedus oli Ignalina, kui te eelmine saade vaatasite korralikult, siis seal oli Ignalina, tahab ka hakata neid 2 olemasolevat, neid 2 ei hakatud ehitama. Siin meie see eelmine Energia Eleringi meest, see oli ka kirjutas peale, et ei tasu ikka ära ja lahutame ikka sellest idanaabrist kogu elektrivärgi ja kogu kupatuse lahti ja elame nii nagu miskad. Nii ja näete siin, mis on, et Belaruska ja töötab 2 tükki, sealt ei taha võtta, Kaliningradis need on ka ju, mis see on, need tahetakse ehitada ja punane on kavas ehitada, nii et seal on ka plaanid teha. Ja ehitada kaabel, näete, Grenfeldi väljas. Ja vot siin on Saksamaa, rohelised, kõik on kinni. Pressbergis on kinni Taani, näete, Rootsi on lahti, töötavad, Ingrada, Norra, no seda näete. Vot selle kohta pildi pealt ma räägin, et siit on hea vaadata. Ja 3. pilt vaatad, on natukene ligemalt, kus see tuumajäätmete teekond, kuhu see esimese pildi pealt see rong sõitis. Näete, siin on terve Euroopa, siin on ju Kaspia meri ja mis riigid siin on, näete, siin on kõik nad olemas. Ja sõidavad Selenogorski ja see on tuumajäätmete ladumispaik oli sellel ajal. Ja me läheme vaatame, see on teises saates, Selenogorsk, see on 70-aastane pommitehas, läheme käime seal ka vaatame sees ära, mis läks rahu otstarbeliseks ja töötab tuumakütust ringi nüüd. Ta ei ole pooleli jätnud. Ja siin ongi küsimus, kuhu need tuumajäätmed viia, kõige lihtsam on korduv kasutada. On minu lihtne vastus, aga ma ei sunni seda mõttemalli peale. Lähme siis järgmise punkti juurde. See on nüüd teine, oli küsimus. Milline on üldine tuumajääkide teekond maailmas? Näete, lähme 4. pildi peale. Ja näete, maailm, siin on kuupäev ka olemas, 2014. aastal ja vaatame selle video. Pikkus on 9:45 ära, kuidas see tuuma radioaktiivsete jäätmetega üldse maailmas midagi tehakse kokku. Aga loeme sisuks ette, vahepeal kui vaja, siis peatan kinni selgituseks, aga all on subtiitrid olemas, nii et saate jälgida, lugeda all, mis toimub. Ja ma võtan siis kokku, tuumaenergia toob kasu inimestele kõikjal maailmas. Radioaktiivseid allikaid kasutatakse toidu meditsiiniliste instrumentide steriliseerimiseks.
paremate põllukultuuride arendamiseks ning patsientide diagnoosiks ja raviks. No röntgenmasinad, kompuuter, tomograafia, kõik toimub ära, sest aasta öeldakse, et 12 kuu tagant saate jälle vaadata, kas teil vähkkasvaja on sees. Põllukultuuride arenguks Sillamäelt, ma mäletan ise ka, mul vend oli autojuht, Silliga vedasime sealt lämmastikku ja fosforväetist, sealt sai sellest tuumajäätmete värgist ja millised olid siis rukkis, oli 2 korda kõrgem kui praegult, lähetan põlve kõrgune, lõigatakse ära, ei jää heina ega midagi järgi, kõik on nagu degradeerunud, aga see oli ju puhastatud, see oli minu vasti ja näete nüüd, uurimisreaktorid kasutatakse teaduse meditsiini otstarbeks mõeldud radioisotoopide tootmiseks ning 30 riiki, näete, kasutavad tuumaenergiat energia tootmiseks, seal on tuuma oma. Ja vahepeal ka ütelda PRIS, sellest võib ka nüüd saate teha, kellel on PRIS muutis või see IAF või see tuumaagentuur muutis oma kodukaarti nii ära, kus tuumareaktorid kui palju töötab ja ta on tänapäevane, mitte ei ole aastase viivitusega, kohe saate tänase seisu sisse, nad on nüüd see VVN-i mehed on seal kõvasti tööd teinud. Ja selleks, et neid ei kujutaks endast ohtu inimestele ka keskkonnale nii praegu kui ka tulevikus, on kõigil tuumaenergiat kasutataval riikidel kohustus käidelda radioaktiivseid jäätmeid ohutult ja kindlalt. Nii, ja lähme siis sellesamase YouTube video peale. Nüüd hakkame vaatama ja vahel kuulete ka minu häält seal sees, sellepärast et see automaatne subtiitrites võivad olla vead, siis ma peatan korraks kinni, parandame selles. Et läksime. In Austria, technicians check the welding on pipes for a hydropower plant. Over in Indonesia, spices are being cleared of biological contaminants. In Budapest, pharmaceuticals are being created. And operators run a Chinese power plant that provides electricity to thousands of homes. These are common activities, taking place every day in many parts of the world. They rely on nuclear technologies that use radioactive materials. The benefits of these technologies, whether used in agriculture, industry or medicine, are plentiful. Like other processes, they generate waste. This waste contains radioactive elements. People and the environment must be protected from the potential hazards of such waste, now and in the future. So countries need to manage their radioactive waste safely and securely, and make sure it's kept under control. This responsibility starts as soon as a country decides to use nuclear technologies. And techniques are available to manage radioactive waste. Radioactive elements are unstable and emit radiation as they decay. The decay rate is measured in half-lives. This means the time it takes for the activity of a radionuclide to halve. After another half-life period, the activity is again down by half. This continues, and eventually the material emits only negligible amounts of ionizing radiation. Each radionuclide has its own half-life. So waste can be hazardous for periods of time stretching from a few hours or days up to hundreds of thousands of years. Radioactive waste is classified depending on the half-lives and the level of radioactivity of the nuclides it contains. According to the IAEA's safety standards, there are 6 classes of radioactive waste.
Each waste class has different management and disposal needs. Techniques exist to manage this radioactive waste and the spent nuclear fuel from power plants and research reactors in a safe and secure way. Waste containing only radionuclides with very short half-lives can be stored for a few days or years to allow for the decay of the nuclides. This type of waste is usually generated when radioactive materials are used for research or medical purposes. Eventually, it can be disposed of as conventional waste. Other waste forms need to be managed for radioactive waste disposal. By volume, most radioactive waste has low levels of radioactivity. This includes the majority of the waste that comes from the routine operation of a nuclear power plant, and waste that's produced when medical and industrial devices that use radioactive sources are no longer needed. This could be because the source has decayed and the remaining radioactivity isn't strong enough for its original purpose, or the device is damaged or obsolete. In these cases, the radioactive source needs to be removed from the equipment and prepared for storage and eventual disposal. Some countries process their waste at centralized waste management and storage facilities. Upon arrival, the waste is controlled to check for any surface contamination, and the radiation levels are measured. Details of the waste type are noted for the inventory before the waste can be processed further to prepare it for storage and disposal. Such processes can involve measures to reduce the volume of the waste, such as compaction and incineration. Encapsulation is used to immobilize the contaminants. After being placed in appropriate containers, the waste is stored. It will remain in this kind of facility until a suitable place or system for its disposal is established. Many countries already have near-surface disposal sites for waste with low levels of radioactivity. These facilities can consist of silos in the ground, trenches, or vaults. Once they're full, they will be backfilled with grout or soil, sealed and closed according to their disposal license. Alongside the radioactive waste produced by the routine activities at a nuclear power plant, nuclear power generation produces spent fuel or high-level waste. Such waste is low in volume, but has a high level of radioactivity, and it remains hazardous for thousands of years. In some countries, the spent nuclear fuel that can no longer be used to generate electricity is reprocessed to extract usable material for new fuel. Other countries consider the spent fuel as waste for direct disposal. In all countries generating nuclear power, the spent fuel is currently stored either in water pools or dry casks at secure storage facilities. Waste management experts around the world agree that underground geological disposal is the best and preferred option as a solution for high-level waste and spent nuclear fuel. This would be in a location where geological conditions are stable and the waste can be contained and isolated from humans and the environment until it no longer presents a hazard. While there's still no geological disposal facility of this type in operation, some countries have already selected a location, designed the facility, and conducted safety assessments. A few, for example, Sweden, Finland, and France, are well advanced in their development. Radioactive waste with low and intermediate levels of activity is already being disposed of in geological facilities in several countries. Since its inception, the IAEA has assisted its member states to safely manage their radioactive waste. The IAEA produces internationally respected safety standards and offers technical guidance.
At its headquarters in Vienna, Austria, the IAEA hosts meetings and workshops, bringing together experts from around the world to exchange experiences. International teams, led by the IAEA, review security measures at waste storage facilities. The IAEA also helps countries to securely store high-activity sources in advance of disposal. Its experts run training courses in radioactive waste management and conduct missions worldwide to assist with the conditioning of disused, sealed radioactive sources. Its safeguards inspectors make sure that all nuclear material, including spent nuclear fuel, is accounted for and used solely for peaceful purposes. As populations grow and nations develop, we'll be making more use of nuclear technologies. This will result in more radioactive waste. And more waste means more needs to be done to meet the challenges. With the technologies now available, the new developments in the pipeline, and the continuous support of the IAEA, countries are well equipped to manage radioactive waste safely and securely. Nägite nüüd video ära, küsimuse esimene pool, mis oli pikalt, me siin ei räägi, saate uuesti vaadata, aga kõige põhilisem, mis te saite näha, kui see film lõppes, millised firmad seal olid, kes teevad tööd ja niikuinii tekib ka küsimus Eesti kohta, kas Eestis on ka tuumajäätmete hoiustamist, on küll. Alara AS, tema hoiustab praegult Paldiski tuumaobjekti jäätmeid ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidlad, kus on meditsiinijäätmete hoidlad. Nii et te näete see pool. Ja nüüd liigume siis järgmise PowerPointi juurde. Ja küsimus oli, mis võib ohustada Saksamaad? No selline küsimus on olemas. Saksamaa peidetud lekkiva tuumajäätmete prügi. Näete, see video on 15 minutit, 19. aprill tehtud, 24 hiljuti. Loeme selle ette praegult ja siis natuke kommenteerin, et te oskaksite vaadata ja siis läheme pärast filmi peale. Näed, siin on, film on tehtud selline, päris selline rohepöörde vastaste järsk ütlemine, mis ei ole paha, aga igal medalil on kaks külge. Saksamaa on läpane väike saladus. Keset riiki sügaval maa all on radioaktiivsete jäätmete prügila. Nüüd siin ütleb prügila, kuigi ta peaks olema hoidla. Lekkinud aastakümned. Ja keegi ei tea tegelikult, mis sellega peale hakata. Vot selline imelikud küsimus. Ja sissejuhatuseks on see film on näidat, käime seal soolakaevanduses Asseses ära, siis maajalle minek, millised veeprobleemid, kaevanduse ebastabiilsusest, kuidas see juhtuda sai, suur eemaldumine, kohalik protest ja kokkuvõte. Aga mina ütlen ära, vaadake, kui jõuate sinna algusest, siis vaadake kuupäeva, kuu aega, mille hakati järsult kiirelt seda jäätmete hoidlat otsima ja milles see jäätmehoidla, mis kaevandus see on. Ja ütlen teile ette, et teil lihtsam oleks järgida, see on soolakaevandus. Ja vaadake, soolal on naatrium, on ta nimi, kloriid. Ja soolal olete käinud ka spaades ja igal pool, soolaruumides, soolavannid ja hingad ja soolaõhku seal sisse, siis vaadake, soolal on selline olemus kogu see kong või see olukord, et ta ei lase seda radioaktiivsusele ega muul nii väga laiali minna. Nii et sool on üks asi. Ja kui hakkate kuulma, ära on vedelsoola, tuumajaamad juba tehakse, et nad on ohutud, need on 4. põlvkonna omad.
ja vaadake selle Accessi, miks nad hakkasid kokku panema, see on kõik selle koleda rohepöörde järsu tulemus. Ma vaatan nüüd uuesti ära, võib meelde tuletada, kokku on ju Saksamaal oli 36 tuumajaama, 33 olen kogu aeg rääkinud, aga 3 nüüd hiljuti pandi kinni. Ja vot kuhu need tuumajäätmed panna, kui ei tohi saata ja poliitiline suunitlus korduvkasutusel ei ole, siis tuleb nad ju ladustada ja hoida. Ja vot siin ongi, vaadata nüüd teisest küljest, kuna see tuumasoolakaevandus hakati päris tükk aega tagasi viima ja sool on selline vastav mürk sellele, siis sellel asjal ei ole selline nii kuri ja selline põhjalik väljund midagi. Nii et selle koha pealt hakkame siis seda videot vaatama. Kui me vaatame Saksamaa ladustamist ja siin nagu ma tahan teile öelda, tehnokraatlik vaade, kui te mäletate, alguses oli Venemaale vedamine, kui keelati ära, tuli rohepööre, 36 tuumajaama on nüüd suletud, ei olnud jäätmeid kuhugile panna. Nii et vaatame, läks. Only 13 meters below me is radioactive waste that has been lying around here for decades. This former salt mine contains over 100,000 barrels of radioactive trash. And for over 30 years, water has been pouring in. The shafts and chambers are unstable, and the waste needs to be taken out ASAP. But despite decades of promises to clean this nuclear mess up, not a single barrel has been removed. So how could this have happened? And what's Germany going to do about it? We're headed towards the center of the country, close to the former border between West and East Germany. This entire area has a lot of salt underground. People here used to live from farming for centuries, until a big salt mine opened around 1900, transforming the area. 3 shafts were dug out. Mining continued up to 1964, when it stopped being profitable. Around the same time, West Germany was looking for a place to store radioactive waste that had started piling up from the growing nuclear industry. That's when all eyes settled on this particular salt mine. 600 meters, turn left on the K513. We're getting an exclusive tour of the site. Annalena Zimmermann works for the operator of the mine and is taking us underground. And we're ready. So, hier jetzt noch ein Dosimeter. Das bitte auch am Körper tragen die ganze Zeit. Das misst also die Radioaktivität. Falls was da wäre, dann würde das Gerät ausschlagen. So, hier dann noch. This is our oxygen in case of emergency. Not the best feeling to have to be this prepared. Between 1967 and 1978, around 126,000 drums of low and intermediate level waste were brought here into the Asse 2 mineshaft. Most of it is waste from nuclear reactors, like filters or construction material. A small part is waste from research and medical facilities. But the Asse also contains some uranium and plutonium. All of the waste was stored in 13 chambers, marked here in red. And it's all still lying around today. Oh my God, it's so windy! Oh. I need to hold on to something. Woo! Es kommt ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen Druck auf die Ohren. Einfach ein bisschen kauen, schlucken und dann geht das schnell weg. You can feel the pressure on the ears. It's really warm, actually. Also wir sind jetzt gerade hier auf der obersten Ebene ausgestiegen. 490 Meter Sohle ist das. All of the waste was transported down in this elevator. Das ist alles reines Salz. Genau, alles reines Steinsalz. Also das ganz normale Salz, was man im Salzstreuer in der Küche hat. Okay. Ja. Nur dreckiger. Wow. That looks really
scary actually. For our first stop, we're getting as close to the nuclear waste as possible. Das hier ist jetzt die Beschickungskammer. Beschicken heißt nichts anderes als einbringen. Also hier drüber war ein Kran, dann kamen die Abfälle, dann konnte man hier diesen Schacht praktisch öffnen und die Fässer konnten alle einzeln durch diese Bohrung eingebracht werden in die Einlagerungskammer, die sich direkt unter uns befindet. Also direkt unter uns? Genau. Direkt unter uns ist vermutlich dieser höchste Punkt da vom Kegel. These barrels were regular metal, not made to hold in radiation. Many may have been damaged while being brought in, and it's unclear how radioactive the inside of the chamber actually is. Also wir stehen hier 12, 13, 14 Meter über den Abfällen und man merkt hier gar keinen Ausschlag, oder? Genau. Also da ist ja wirklich, man sieht hier 0,000 Mikrosievert. Das kommt wirklich dadurch, dass halt dieses Salz so eine gute abschirmende Wirkung hat. Also hier unten sind wir gerade weniger Strahlung ausgesetzt als über Tage in der Infostelle. Da hat man kosmische Strahlung, aus dem All terrestrische Strahlung, also von der Erde. Da hat man irgendwelche Gerätschaften um sich rum. Überall kommt eigentlich Strahlung her, also natürlich vorkommende Strahlung. Und hier unten wird man komplett abgeschirmt durch das Salz. Salt also conducts heat well, meaning that warm radioactive waste can cool down without damaging the salt walls significantly. On top of that, contrary to rock, it can expand and flow, sealing and filling cavities of its own accord, making it hard to permeate. So great in theory, if there wasn't this not so tiny problem with the water. Because the biggest problem the Asse has is that there is a lot of water that's leaking into the tunnels. There are more than 500 leaks in the mine. The Asse, including the chambers with radioactive waste, could fill up with this water. To stop that from happening, the operator BGE is collecting it. We're headed to the main water collection point inside the mine. Dann sieht man hier oben schon an der Decke, an der Fürste, bergmännisch, da sind so Stalaktiten. Da ist es auf jeden Fall irgendwie feucht. Also von da oben kommt halt diese Flüssigkeit hier runter, dass wir die hier im Speicherbecken auffangen können. Das, was hier jetzt ankommt, das ist vollgesättigte Natriumchloridlösung. Das heißt, das ist Wasser, wo so viel Steinsalz drin ist, dass sich nicht mehr Steinsalz auflösen kann. Das kommt von außerhalb des Grubengebäudes hier rein. Das, was hier jetzt lang fließt in dieses Becken, das ist so ungefähr 90% der Lösung, die generell hier ins Grubengebäude kommt. The fact that there is so much water leaking in shouldn't have been a surprise. The two other mine shafts, Asse 1 and 3, already flooded in 1906 and 1924 respectively and had to be closed. Today, about 12,000 liters of water pour in every day. It has to be checked for contamination. Das ist nicht kontaminierte Lösung. Das heißt, die lassen wir vom Strahlenschutz freimessen und dann wird sie auch nach über Tage wieder abgegeben. Was ist mit den restlichen 10% des Wassers? Die kommen an anderen Orten an. Ein Teil kommt auch in der Nähe der Abfälle an. Also das heißt, wir haben auch noch einen kleinen Teil kontaminierte Lösung. Momentan ist es nicht so, dass diese Lösung irgendwie weiter in die Umwelt gelangen kann. Wir können aber nicht sicherstellen, dass das für immer so bleibt und deswegen müssen wir die Abfälle rausholen. But the incoming water is not the only problem. When the salt mine was operational, nobody thought this would become a storage place for nuclear waste. To maximize profits, many tunnels were dug close to each other. Safety precautions and support structures were reduced to a minimum to mine as much salt as possible. The pressure of the rock surrounding the salt constantly pushes against the mine and causes cracks. That's why over 90% of the mine had to be filled up with salt and concrete to stabilize it. And also why a total of over 600 people work here to monitor and further secure the mine. The big question really is, how could this have happened? Man wollte damals, um Geld auch zu sparen, ein ehemaliges Gewinnungsbergwerk nachnutzen. Frank Ehrlich heads the Asse Information Center. Hier kam der Bergbau 1964 zum Erliegen. Es war einfach nicht mehr wirtschaftlich. Und das war genau die Zeit, wo der Bund die Anlage gesucht hat und hat sich dieses Bergwerk hier angeschaut und hat sich am Ende für die Schachtanlage Asse 2
entschieden, auch wenn die Entscheidung immer umstritten gewesen ist aufgrund der Geologie, des vergleichsweise hohen Alters schon des Bergbaus und der Gefahr von Lösungszutritten. The mine cost 800,000 German marks at the time, which adjusted for inflation would be about 2 million euros today. Seemingly a bargain. Wusste man das damals schon, als es darum ging, ob man die Asse kauft oder nicht, dass es so mehrere Probleme gibt? Man hätte es wissen können, man hat es aber am Ende anders bewertet. Aber die Risiken sind auch damals schon kommuniziert worden. The growing nuclear sector needed a dumping ground fast, so the risks were downplayed. The entire project was supposed to be a quick fix, with little to no thought spared for the long-term consequences. At first, Asse was declared to only be a research storage facility, used for medical and scientific waste only. But actually, almost all of the intermediate and low-level waste from West German nuclear reactors was then dumped here. In the beginning, the waste was stacked. But after a while, barrels were literally dumped into the mine to reduce the radioactive exposure of the truck drivers. Dump trucks also drove over the waste, damaging many of the barrels. Energy companies didn't pay anything to store their waste until 1975. And we don't even exactly know which type of waste was dumped, because the documentation was very poorly and vaguely done. In 1988, water starts leaking in. Multiple mining shafts collapse, but the public is only informed about the magnitude of the problem almost 10 years later. In 1997, the operator suggests closing the mine with all of the waste inside. The plan does not mention anything about the long-time safety and possible contamination. In 2008, the news breaks that water has been coming into contact with radioactive waste for years. Pools of contaminated water had been collecting right in front of the chambers containing it, and the operator had disposed of it inside the mine without permission. In 2010, it turns out that 10 times more intermediate nuclear waste is stored than was estimated before. Years of political mishaps involving nuclear power prompt protests across Germany. Finally, in 2013, the law Lex Asse is enacted. The government decides that the mine is too dangerous and the waste needs to be taken out. And all the while, every newly appointed responsible minister has come and promised change. Der Staat hat ja auch 40 Jahre zugeschaut. Es muss schnellstens raus und das müssen und wollen wir schaffen. Und deshalb ist es auch eine Frage der Glaubwürdigkeit der Politik, dass wir damit ernsthaft und offen umgehen. But not one barrel has been retrieved. 27, 26, 25, 2, 1. Vielen Dank. Keine Kontamination. Happy about that. I know there's a lot of stabilization work and so on going on down there, but not the best feeling to be that close to nuclear waste, to be honest. The problem is, a big removal like this has never been done before. Das Erste, was wir machen müssen, ist jede der insgesamt 13 Einlagerungskammern erkunden, um zu wissen, wie ist das umliegende Gebirge beschaffen, in welchem Zustand sind die Abfälle. Since many of the barrels are damaged, no human can enter the chambers. They have to be surveyed by remote-controlled cameras like this one and retrieved by remotely operated machines. A new shaft must be built to transport the barrels out. Ja, die Herausforderung ist am Ende auch der Berg, der uns ja Grenzen setzt. Das Bergwerk verformt sich weiter. Wir haben den Lösungszutritt, der dafür sorgt, dass hier ja eine gewisse Gefahr im Vollzug ist. Und deswegen ist die Zeit, die uns damit im Nacken sitzt, halt besonders zu beachten. Das Worst-Case-Szenario ist am Ende ein Lösungszutritt, der technisch nicht zu beherrschen ist, sodass wir dann das Bergwerk aufgeben müssten, die radioaktive Abfälle unter Tage verbleiben würden und dann möglicherweise radioaktive Stoffe über lange Zeit wieder an die Tagesoberfläche kommen. And even if we ignore that frightening scenario, all of this is going to cost a lot of money. Just preparing for the removal will cost an estimated 4.7 billion euros. And that does not include any of the retrieval itself, which is scheduled to start in 2033. The waste is supposed to be sorted in an interim overground facility and then transported to, well, where exactly? Was wir brauchen, ist ein Endlager für die radioaktiven Abfälle und dieses Endlager haben wir noch nicht, wo wir die Abfälle hinbringen können. Das heißt, wir müssen die Abfälle erstmal zwischenlagern.
Und das ist der Punkt, der gerade für viele Diskussionen sorgt. Wir haben hier das sogenannte Kuhlager. Das ist eine Freifläche hier auf dem Asse-Höhenzug und nach unseren Planungen würden wir dort gern die Abfallbehandlungsanlage und das Zwischenlager errichten. Das ist unser Plan. Der Standort ist aber in der Region umstritten. Because the Asse mine isn't in a super remote area. Only about 2 kilometers south of it is the village of Remling-Semstedt, home to a protest group that Heike Wiegel co-founded. Their protest sign is seen throughout the area, and the group rallies together for official political visits. Es soll ja ein neuer Schacht geben und auch ein neuer Schornstein. Und das sind erhebliche Belastungen, zusätzliche Belastungen für diese Region, die sowieso dazukommen. The operator of the mine has calculated the risks of retrieval, but in Wiegel's opinion they are deliberately underestimating the danger, and an alternative location for the intermediate storage has not been considered in detail. Nobody knows how long the waste would stay here in the region, since the search for a final storage site has not even started yet. Es wird ein Endlager gesucht für hochradioaktiven Atome in Deutschland und gleichzeitig wird gesagt, na ja, danach, wenn wir das mal haben irgendwann, dann gucken wir mal, ob wir dort in der Nähe auch den Atome aus der Asse lagern können. Das ist schon ziemlich makaber. Wenn man weiß, dass der Atome zurückgeholt werden soll, dann müsste man auch jetzt schon danach suchen. Asse shows what happens when you put economic interests before safety. It's a symbol of a time when nuclear power had to succeed, no matter what, and the long-term consequences of the new technology were largely downplayed or ignored. In the end, it's the German taxpayers and not the companies or the government that caused it who have to pay for this mess. If we actually find a location to move the waste to, that is. Nii, ja nägite nüüd siis Saksamaa asset, mis seal toimus. Ja kuna ma olen tehnokraat ja vaadake, mis aastaarvud seal olid, siis kui Saksamaal oli 36 tuumajaama, sellel ajal ei olnud nii palju, aga oli vaja kuhugile vedada. Ja vaadake, kui hakkasime seda saadet vaatama, esimene kuum uudis oli ju ees. 2001 vedas Venemaa põhiliselt Saksamaalt tuumkütust Zelenogorski. Ja näete see, mis film praegult rääkis, 2010 tõmmati joon vahele, et hakkame matma soolakaevandusse. Kuigi sellel ajal ei olnud mingisugust laiapõhjalist või laiaulatuslikku sõda või midagi, aga näete, 10 aastat mööda ja katsume midagi teha ja tehnokraatidel muud ei olnud, nad mõtlevad soolakaevandusse, ei lase radioaktiivsel minna inimorganismile soola protseduurid, soola hingamine ja nahaprotseduurid, soolavannid on head. Vaadake looduses see punane meri, kui puhas see seal Egiptuses on, sõitki Hurghadasse või Sharm el Sheikhi, põhjad ei lähe ja seal on surnumeri veel, inimesed käivad lõsutamas, saavad soolakihi peale ja radioaktiivsus sellega kaob ju ka ära. Nii et selle esimese poolega kõik minu poolt. Aitäh sulle, Andres, väga huvitav oli vaadata, aga mulle oli täiesti uudis see, et sool, kui niisugune on siis kiirguse levi vastu, minul oli see täiesti teadmatu. Ja kui siin nüüd vaadata, need 2 naisterahvast olid seal all kaevanduses ja siis öeldigi, et seal on turvalisem olla kui maa peal, sest sinna alla ei pääse isegi mitte looduslik kiirgus. Mul kohe turgatas mõte, et huvitav küll, et miks ei ole kasutatud seda nii-öelda soola ehitusmaterjalide sees, kus saaks samuti teha ju tegelikult majad kiirguskindlaks tegelikult soolaga. Või kui paks see soolakiht peaks olema, et ta nii-öelda neid igasuguseid erinevaid gammakiirguseid kinni võtab. Ilmselgelt on hakatud alles nende erinevate kiirguste peale alles nüüd mõtlema, sest meil on siin
erinevad raadiolained ja elektrikiirgus ja selle peale vanasti üldse ei mõeldud, aga täna on ju erinevad, Eestiski on üks sisulooja, kes käib nii-öelda erinevate kiirgusaparaatidega mööda linni ja kiirguseid mõõtma, et kas siin oleks tulevikus võimalik siis seda soola just ära kasutada ehitusmaterjalides, et just seda kiirgust vähendada oma tava olmekeskkonnas. Või mis sina, Andres, arvad? Igal juhul, sest vaata, mida inimene sööb ja kuidas inimene on. Nõukogude kroonus, kui õhu juurde vool, panna konservis kinni, konservid olid tavoti sees üleni, karp tõmmasid lahti, siis oli 10 karpi ja terve see tavoti täis. Oksiidi ei tulnud, õhku hapnikku ei tulnud ja oli söödav. Ma sain oma vanust 20-aastast liha. Ja vaatame soolakala ja võtame kõik need soolaliha ja inimestele meeldib ja inimese organism ise ei soola ega suhkurt ei kasuta. Ja kui hakata uurima ja vaadata need mineraale ja kõike, need suurhooned, igasugused vanaaegsed ehitused, seal on neid soola kõiki kasutatud. Moseedes igal pool, see on kindel värk, sellepärast Tuneesias on suured avatud soolevaljad, segavad sisse ja inimesed lähevad lihtsalt kirikusse seal nendele Moseedesse, ma olen ise ka käinud, seal on nii ja rahulik olla, väljas on 40 kraadiga, seal tunned ventilatsioon ise toimib, seal ei ole mingit elektrit, aga inimesed puhkavad ja need, kes on käinud seda, nagu ütleme, seda palverännakut teinud, oli meil, mul ei tule nüüd nimi ka meelde, momendil oli ka näitleja, kes käis ka palverännaku läbi, see oli, ära nimi ei tule, moment meelde. No ja võt, siin on soolaga sellised probleemid on, aga meie praegu, et ennast hävitada, betoon ja klaas, ostke neid akvaarium tüüpi maju miljoni eest ja küll piisab sellest. Ja mis pärast nüüd, kui järgmine pool hakkab tulema Soomest, mis on, ütlen kohe ette, seal tuleb ka, aga vaadake, kuhu see graniit, mis seal tehakse, kuhu see graniit tuleb, meile teede peale lõhub auto kumme ja auto ja saapaid ja ennem oli liiv ja sool sobis soola tõrjumiseks väga hästi ja asfalditeed olid tervemad. Nii et sool on igal juhul, tarvitage soola ja hingake soola ja kui on spaas, siis määrige ennast soolaga sisse ja see tõmbab viimase radioaktiivsuse välja, mida väljas olete saanud. Ka kõik see viha ja depressioon ja kõik see vaimuhäired, kõik on ju radioaktiivsusega seotud, välis ja maa. Inimene ei maanda ära, aga kes rahulikult krõmsutab soolavärki ja mitte ei sööb lahti, ta on terve. Aitäh sulle, Andres! Siinkohal lähme küsimustega edasi. Kas Soomest võib tulla maailma radioaktiivsem koht? Miks ikka idanaaber vedas juba 20 aastat tagasi tuumakütuse jäätmeid? Palun, Andres! Nii, mis siin on? Jätkame ilusti teemad ja praegult vaatasime, eelmine nüüd oli Saksamaad, lähme vaatame värskeid uudiseid Soomest ja siis mis Venemaal tehakse ka jäätmetega. Nii, ja näete nüüd punkti. Ja kirjutab siin ilusti, sellest võib saada maailma radioaktiivsem koht Soomes. Videot vaatame jällegi 13.30 on video pikkus, tehtud on näete 2023. aastal juba. Ja sissejuhatus on, et üle maailma vedeleb laiali üle veerand miljonit tonni väga radioaktiivseid jäätmeid. Siit saame jälle infot, kui palju oleks vaja teda siis ladustada ja mida ümber teha või ei ole vaja, ise mõtelda. Ja kuna meie tehnokraatlik olukord on ära lammutatud, siis peaks nagu mõtlema, aga kes ei ole lammutanud ja siis lõpuks näeme ka järgmises osas, mitu riiki üldse tegeleb selle probleemiga, et uuesti toota nendest hoiustatud jäätmetest kütust. Ja see paha ei ole, peab hoidma.
ja õnneks sellele tuumaagentuuril ongi käsk, kui on tuumajaam või tuumaasjadega tegeletakse, peab olema sellel riigil ka jäätmete hoidmise kohustus. Nii, ja näete, üle maailma vedeleb radioaktiivseid, mõnul juhul ju leostatakse nad keskkonda, leostavad või teostavad keskkonda toksiine ja keegi ei tea täpselt, mis nendega peale hakata. Teavad küll, sellepärast ma ütlen, tehnokraadid teavad, sellepärast nemad teavad looduslikku protsessi ja kuna siin me vaatleme ka sellest ära, tulevad järgmises videod, et tuumajaamas, kes töötab gaasi elektrijaamas, ega nemad ootavad ainult kütust ja kütust teevad mitte tuumateadlased, teevad keemikud, hoopis teise tehnilise liigiga. Ja näed, kui siin on ka saates selline sissejuhatus, et keegi ei tea, muidugi poliitikud ei tea, aga poliitiku käest, kui küsid küsimusest, alati vastab, see on hea küsimus. Ja palun järgmine küsimus. Kõik on teada, maailmasüsteem on olnud enne meid ja tuleb pärast meid ja aeg on konstantne, teatakse väga hästi, mis on. Aga kuidas ennast kaitsta, seda teab ainult tehnokraat ja kudapidi see maha müüa, see kraam, autod ja värgid, sest ennem mis oli, mõelge ise, kuidas see tuumatööstus ja kõik ja kogu tööstus oli. Kui autod tulid, nende bensiinikulu oli väga kõrge, olid need Ameerika suured autod või sillid Vene Nõukogude Liidus, aga nüüd on väike, kui on see nagu modernne või selline, kus on väike bensiin ja akumootor peal, näete, läheb vähemaks. Ja mis meil on siin ka räägitud, vaadake, vaja need vanade nõukogudeaegsed hruštšovkad soojustada, nende klaas ja muud villaga, et siis te kulutate vähem energiat. Noh, kulutate vähem energiat küll, aga katlamaja esitab ikka soolase arve. Jääks see arve paika, kui tal oli ennem, oli mingisugune 50 senti oli elektrihinne, ei ole, ikka saad 5 euro ja sedasi. Võid soojustada nii palju, kui tahad, kas või selle maja liivahunniku alla ära matta, arved saad ikka. Nii et mõelge, teatakse küll, kuidas kokku hoida, kuidas mitte hoida, aga kuna majandusarvutid, mehed ja tehnokraadid lastakse vanadusse ära surra, lihtsalt ilma ütlemata, siis on näete, siis saabki öelda, me ei tea midagi, matame ja me ei tea midagi teeme. Ja näed, siin ongi, et külastame maailma ainsad kõrge aktiivsusega tuumajäätmete hoidlad Soomes. Ja võt sisukord on Onkalo ajalugu, Onkalust asub, Onkalo geograafia, geoloogia, tuumajäätmete liikides saate nüüd ka teada uuesti, Eurojogis kogukond, ülekantavus, kokkuvõtt. Nii, hakkame siis seda vaatama. Nüüd lähme siis paraliku suurde Soome ladustamispaika. So we've arrived at minus 437 meters underground. We're inside the only final storage facility for spent nuclear fuel in the world. There's going to be basically no danger within the next hundreds of thousands of years. This tunnel deep underground is supposed to be the game changer for nuclear waste. There are 250,000 tons of nuclear waste just lying around across the globe, in some cases leaching toxins into the environment. And nobody really knows exactly what to do with it yet, except for the Finns. So how did they do it? Wow. And does this mean we've solved the nuclear waste problem once and for all? When I first heard that the Finns were building a nuclear waste deposit site, I thought it was going to be in the middle of nowhere, like in the Arctic Circle. But no, it's actually just a 3-hour car ride away from Helsinki. In a municipality of almost 10,000 people called Eurajoki, which also happens to be home to Europe's largest nuclear reactor. The municipality actually bid to host the site and was selected from 4 possible locations.
Construction started in 2004, right next to the power plant. Sounds quite straightforward, doesn't it? But it's actually really remarkable that this happened. Because a final disposal facility for spent nuclear fuel has to keep highly radioactive waste from leaching into the environment for a couple of 100,000 years. To put that into perspective, a couple of ice ages will have come and gone in that time. That needs decades of discussions, planning, and careful selection of sites, and a feat of engineering. Other countries with nuclear power plants have also been looking for their own permanent storage sites, but nobody has even started construction anywhere else. Whether you're pro or anti-nuclear energy, this problem needs a solution fast, because the waste is piling up in sometimes inadequate interim storage sites worldwide. But not in Finland. After decades of research and construction, the site called Onkalo, cave or hole in Finnish, is about to start operating in the next few years. The project is financed by the Finnish nuclear power companies, which are partly owned by the Finnish state. And we're ready to go. The trip down takes almost a quarter of an hour. So we've arrived at minus 437 meters underground. Oh my God. Yeah, it definitely feels like a cave. All around us is crystalline bedrock, a mixture of granite and a rock called migmatite. And that's the first key to why this place was chosen to store the nuclear waste. The age of the rock is almost 2 billion years. It's rather unfractured, rather dry. You know, we don't have a lot of groundwater movements in here. Antti Joutsen is the head geologist at the company responsible for the facility. The host rock needs to be unworthy in a sense that there is no economical things that future generations would like to dig out from the rock. But finding the right rock is just the first step. Because nuclear waste is unlike any other waste. There are three main types: low-level, intermediate, and high-level waste. Low-level waste is usually stuff that came into contact with radioactive material, like protective equipment, filters, or medical waste. Intermediate waste is equipment used in nuclear plants or weapons production, like pipes or insulating material. This can stay radioactive for a couple of 100 years. They are decontaminated and disposed of in low-level waste sites under or overground. Up to 99% of all nuclear waste falls into that category. The 1% of high-level radioactive waste is the most problematic one. That consists mostly of spent nuclear fuel rods, but it also includes waste from nuclear weapons production. Spent rods still contain lots of energy, enough to emit heat and remain radioactive for up to 1 million years. And that waste is sitting in cooling pools or in dry casks around the world. A total of over 250,000 metric tons, says the International Atomic Energy Agency. That's as heavy as 26 Eiffel Towers. And some of it is leaking radioactive material. Our best solution for handling it safely is burying it deep underground and leaving it to decay for a couple of 100,000 years until it isn't dangerous anymore. To prevent radioactivity from the rods from leaking in the meantime, it needs to be encased properly. In Finland, the spent fuel rods are sealed into 5 centimeter thick and around 5 meter high copper canisters. They are then transported underground with a hoist. Holes are drilled into the bedrock along very long tunnels. The canisters are then put into the holes, as in this demo drilling. Wow, that's so deep. You can hear my echo. Then the hole is filled up with bentonite clay, which is also used as cat litter and can absorb groundwater that might seep in and corrode the copper canister. And finally, the tunnel is backfilled with the same material and sealed with a 6 meter thick concrete slab, as you can see here in this demonstration tunnel. This is our first real final deposition tunnel. It's 350 meters long, and we can fit around 40 capsules in this tunnel.
Those capsules or canisters are the most controversial part of the whole nuclear waste repository. So it's quite wet here, and groundwater can be dangerous for the canisters. Isn't this a problem? After all, even though we have minor leakages into the tunnel, the amount of inflow into the tunnel is very, very small. So still good for final disposal. The problem is what happens if the bentonite layer has defects or is damaged, and groundwater containing sulfide and hydrogen does reach the canister. Researchers have shown in multiple studies that copper could corrode and the canisters could fail much faster than the company in charge has calculated, possibly already in a time span of decades. Research on this is ongoing and the topic is highly debated in the scientific community. But the stance of the Finnish Nuclear Safety Authority and Posiva is that the uncertainty isn't so high that it would pose a significant risk. And they stress that the canister is just one protective layer of many. If we have an escape of radionuclides from the disposal canister, then we have the bentonite clay around it. Then if some still, manage to move on, then we have the 420 meters of rock on top of us. So the radionuclides would need to crawl through some fracture network upwards 420 meters without getting absorbed to the fracture surfaces. It can still work if some of our assumptions might be wrong eventually. Onkalo is meant to house all the future waste of Finland's existing nuclear power plants. The storage site will be gradually expanded for about a century, until it stretches over 50 kilometers. But then it will be sealed permanently and not touched again. The site will no longer be monitored. The overground buildings are to be dismantled. If any additional reactors are built, it is unclear what would happen to their waste. Nor is it clear how future generations will be able to tell that radioactive waste is located here, or if it should be kept unmarked. But that's a question for another video. But even so, Finland is way ahead of most nations. Maybe because of their unique mentality. One role in there might be with the pragmatic mindset of Finnish people. There has been a kind of a mutual consensus that we need to take care of the wastes, not to leave them to the future generations. There has been very little opposition from the society. Back above ground, that was confirmed. No, I'm not afraid that anything bad will happen because they are very careful about safety. Everyone here likes nuclear power. Mostly we've had good run with our plant. I think it's good. We get more taxes and money from that, and maybe some new people, and for business sides it's good. We have very much money. Eurajoki gets around 20 million euros in property taxes every year from TVO, the company who owns the nuclear power plants and the waste disposal site. Eurajoki's center only has a few thousand inhabitants, but its own healthcare center, nursing home, library, and a host of sports facilities. And it is building another sports center for 9 million euros. Vesa Jalonen has been living here for over 50 years and is a municipal government chairman. People in Finland, they think so that because engineers have investigate that, and for example, our regulators we trust it very, very much. In Finland, our companies are very, very transparency. They always tell us that what happens there, and we have cooperation groups with TVO and Posiva, and that's, I think they are very important. Actually, we can say that we are very proud of that. And that's quite unique. In many other countries, local opposition is one of the biggest hurdles to choosing a final storage site. In the US, Yucca Mountain in the deserts of Nevada was abandoned as a proposed site after the state strongly opposed the idea. Germans protested transports of nuclear waste to the planned site in Gorleben for decades until the location was deemed unfit.
And the small village of Bure in France has become the center of the anti-nuclear movement since it was proposed as a site for radioactive waste. But that does not mean it's impossible to find somewhere that people agree on. Sweden will most likely be the next country to start construction. They were also the ones to originally develop the technology used in Onkalo. The Swedish government recently approved a site in Forsmark, an area also home to a nuclear power plant like Eurajoki. Switzerland suggested a location very close to the German border. Protests were largely only heard from the German side. The technology behind the final storage facility is more easily transferable. What's happening in Sweden is the best example of that. Canada also has similar rock and has collaborated with the Swedes and the Finns, meaning it could also use similar technology. But geological conditions aren't the same elsewhere. France is planning on storing their waste in clay, which requires different types of barriers and canisters. Germany is considering putting it in old salt mines, again a different ballgame. And the US is still open to all disposal types after they had to start from square one. So just copying what has been done in Finland isn't possible everywhere. But selecting sites that already have ties to nuclear energy does seem to work. Communicating with the locals and involving them is another key point. Financial incentives also don't hurt. And being willing to learn on the job and being pragmatic about the waste also helps. The Finns seem pretty confident they've found a good solution for their own nuclear waste, and I must admit, it seems like the best option out there, even if there are a few open questions left. Although you could argue that they should conduct more research before locking in a technology that has to last for up to 1 million years. Other countries that lack the unique Finnish combination of pragmatism, politics and geology are going to find it a lot harder to follow suit though. Thanks for watching. Please subscribe. We post videos like this. Nägite nüüd Soomet ja kuidas see Saksa Deutsche Welle neiukene eelmises videos kiros Saksamaad ja nüüd kiitis Soomet, aga ei olnud ühtegi sõna selliste riikide kohta, kes ei taha neid, kellel on ladustamispunktid olemas, aga kes tahavad ümber töödelda. Nii et mõtleme nüüd järgmise lühivideo peale ja ütlen teile ette, et järgmises saates vaatame selliseid imelikke riike, kes tahavad ladustamisest loobuda ja korjata need ladustatud paigad endale. Ja esimene pakume siin 2-minutilise või natukene ära, lähme sinna suurte maa alla, üks on Venemaa, järgmine on Prantsusmaa ja kolmas on Hiina. Ja näete selles videos neid üldse nendest ei räägiti küll on Ameerika ja poiss teeb neid maa sisse auke ja küll Saksamaa ja Šveits ja nii et valikud on inseneridel, see õppe ja haridustase on erinev ja vot see ongi vaja, sellepärast et meil neid ladustatud ja neid hoidlaid võime hoida neid soolakaevanduses või savi sees, savi on ka hea hoidja, aga nende jälgimine, hoidmine ja tegemine on ju mõttetu või aja kulutamine, parem teha temast kütus ja kütusvarrastesse ja tuumajaamas põletada jälle ära ja sellest kütusest annab ka teha meditsiini ja kõiki väetiseid ja kõiki annab teha. Need on ju eraldavad. Ja järgmises me vaatame Prantsusmaal teine terve protsess, kuidas lõigatakse need vardad katki ja nii et see on väike selline spikker ette, aga nüüd vaatame siis viimane küsimus, miks idanaaber ikka vedas juba 20 aastat tagasi tuumakütuse jäätmeid. Nii, ja näete, siin on nüüd sisse juhatus ka, see mäletate algust ära, et oli juttu Selenogorskist, kuhu viidi 2001. aastal, oli nagu jutuks ja pilt eestikeelne. Ja tuumalinnas Selenogorskis on käivitatud, kasutatud tuumkütus ümbertöötlemistehas.
video pikkus, nii et 25. aastal läks ta täielikult käima, nüüd ta ei ole enam see õppematerjal, nad siiamaani kogu aeg proovisid üle minna sõjatööstuselt sellele rahuotstarbelisele ja näete, eelmine aasta õnnestus see täielikult. Ja Vene tuumateadlased, nad ütleb, on sammu võrra lähemal tuumakütustsükli sulgemisele. Mäletate, eespool oli seal ring, oli ka ühes videos, et on ka mõned üksikud teevad seda ringi, tahavad käima panna, et kasutada ja seda tuumakütust, mitte ladustada. Ladustamisele lähevad päris jäägid, mis ei kõlba kuhugi, nii nagu prügimäel on. Ja mina nagu tehnokraat sellest aru ei saa, ma olen näinud, et prügi põletatakse, nagu meie prügi näiteks põletatakse Rootsi katlamajades elektri saamiseks, aga meil propageeritakse, et pead need topsikud, plastmasspurgid ja kõik ennem ära pesema ja siis prügikasti viima. Sest kui pesed, minu meelest veekulu on ju olemas. Ja veekulu, kui kulutame, see ei tule ju nii lihtsalt tagasi jälle. See loodus peab vaeva nägema selle vee peale. Nii et Euroopas ei ole seda vett praegu, ta on kuum. Nendele soovitada, et need prügi hakkaks pesema. Ma arvan, et saaks naha peale kohe ungarlastelt, sloveenlastelt, kuna nendel jões ei ole vett ega midagi. No aga niimoodi me mõtleme siin kohe. Ja näete, seal on Kerski tuumalinnas on käivitatud tuumakütuse ümbertöötlemistehas. Sellest saab maailma esimene rajatis, mis töötleb ümber kiiritatud kütust, vedelaid, radioaktiivseid jäätmeid tekitamata. No siin on ta ka iseennast nagu kiidab selles reklaamis, samane on olemas ka seal Prantsusmaal, mida me vaatame. Nad teevad koostööd, need kolmekesi hiinlased on ka sellel teemal. Nad ei ole nii pikalt tegelenud, aga millegipärast nad on kiired poisid oma karate ja muu spordialadega jõuavad tehnokraatidele kohalikele pikkad mööda järg. Ja näete, tekitamata ja tegelikult on maailmas 2 riigis tuumajäätmete uuesti kasvab olema keemiatehased, aga ma ütlen, et on ka Hiinast olemas, mida meie suurt tea ei näidata, kus on olnud tööd tehtud. Ühest lühidalt siin, aga on ka Prantsusmaa vangud ja Hagul, muidugi Hiinas. Lõpetame täna siis lühikese videoga ja käime siis seal Selesnogorskis ära, aga 2,5 minutit. Nüüd hakkame vaatama siis taaskasutamisprotsessi, jäätmete ümbertöötlemist ja põhitegijad on Venemaa, Prantsusmaa ja Hiina. Ja kindla peale, kui tahavad ka sakslased ja ülejäänud tehnokraadid, saavad omavahel ikka hakkama. Läksime. Российские атомщики на шаг ближе к замыканию ядерного топливного цикла. Завод по переработке отработавшего ядерного топлива запущен в атомном городе Железногорске. Он станет первым в мире заводом по переработке облученного топлива без образования жидких радиоактивных отходов. Приступайте к запуску работы ОДЦ. Включить насосы подачи исходного раствора в первый блок. Отработанное топливо с реакторов типа ВВР и РБМК со всей страны свозили сюда, в Железногорск. Теперь заполненные хранилища станут сырьем для дальнейшей переработки и повторного использования. Все это не отходы, все это ценнейшее, богатейшее сырье, которым, получается, мы сами себя обеспечиваем. То есть, работая в полном цикле, наши реакторы нарабатывают топливо, которое мы забираем, чтобы вернуть его и в топливный цикл, и многократно еще использовать для научных исследований, космических программ, нашей медицины. Это замыкание топливного цикла, это подтвержденные, доказанные технологии с совершенно другой экономикой, совершенно другой доходностью. Центральная операторская, откуда происходит все управление новым комплексом. Цель не столько переработка, сколько именно отработка технологий по переработке и проверка этого уникального оборудования для проектирования такого же завода, но уже большой мощности. При проектировании в целом этого объекта было заложено ряд инновационных решений, которые в том числе
опробовываются и в настоящее время, и по сей день. Дальше планы есть также по внедрению инновационных технологий в схему переработки на данном заводе. Проектная мощность завода сейчас 220 тонн в год свежего ядерного топлива. Этого достаточно, чтобы, например, полностью загрузить реактор БН-800 на Белоярской АЭС. Также отходы будут перерабатываться еще в полезные изотопы для российской промышленности и медицины. Это уже вторая очередь опытно-демонстрационного центра. Она промышленная. Первая была экспериментальной и доказала эффективность своей работы. Nii, tõmbame siis tänase saate kokku. Nägite lühise videoga, et tasub ikka mõelda ühtepidi või teistpidi. Ja igaüks mõtleb omaette siis, kas on vaja nad lattu panna, maa sisse pära peita. Seda võib ka niimoodi võtta, näiteks kui teil on kasutatud rehvid, kas viia ta nüüd sinna taaskasutusse, sinna prügiveepunkti või visata nad metsa alla, nii et igalühel on see oma mõttevärk on. Ja kuna need on ka naftatooted, need kasutatud rehvid või sellised jäägid, siis mõttekas oleks ikkagi kulutada või need ümber töödelda. Ja varsti on probleemid, pakun teile ette, mina neid ei näe, aga on tuulikulabade utiliseerimine päikesepaneelidega ja kui siin jutuks oli saate alguses, et see Risti tuulepargis ehitavad ühel pool ja teisel pool viiakse juba juppi ära, et kumb see pool on, kas varastatakse või toodetakse, ega niimoodi see on, sellepärast et tulebki lollidelt raha ära võtta ja kui on see loll, kes ehitab ja ei pane tähele, siis see kelm ja varas ja sõrmkübara mängijad olid moes 30 aastat tagasi Kadaka turul ja igal pool. Nemad on selle peale kiiremad poisid. Nad on vanasti keskajalgi õpetati Londonis taskuvargaid välja, need üksikud lapsed olid ja nii ta on. Elu on selline. Tasakaalust peab olema ja milline tasakaal ja milline võetakse. Nii, minu poolt kõik tänaseks. Aitäh sulle, Andres, nende videote eest samuti, et tegelikult need videod, mul oli hea meel oli näha, et Soomes võetakse seda tuumaladustamist üsna tõsiselt. Ja samuti siin saate lõpus oli ka nii-öelda video Venemaa poole pealt, mis omakorda tõestab, et teadusvaldkonnas nii-öelda ei eksisteeri Ukraina-Venemaa sõda. Kõik osapooled teevad omavahel koostööd ja nii ongi. Noh, et ei saa mõjutada mingi asi teadust. Ja selle üle on mul väga hea meel ja ma arvan, et ka vaatajad said nii-öelda palju targemaks ja see jura, mis meil nii-öelda peavoolust propagandana peale söödetakse, noh, saate isegi aru, et see on jama. Aga siinkohal aitäh kõigile vaatajatele, järgmise korrani. Nägemist.